Phoenixbet on omadele toeks korvpallist kuni rallini. Phoenixbet, panustame omadesse. Jaspar Vaher, Rootsi ERC ralli treeningkatse on sõidetud, kvalifikatsioon on ees ootamise kogu ralli, et milliste eesmärkide ja mõtetega tulid, et treeningul olid kõige kiirem? Jah, treening on üks asi, et eks kvalifikatsioon on natuke omamoodi, et saame ju 2 korda enne kvalifikatsiooni läbimist sõita katse läbi ja eks annab omamoodi eelise ja kindlasti teeb olud nagu võrdsemaks, et eks ole näha, ralli saab kindlasti teistmoodi olema, et katsed kindlasti midagi lihtsalt ei saa olema, et väga sellised Soome sarnased ja Soomes ma väga palju sõitnud ei ole, nii et ikkagist üsna võõras tee minu jaoks. No sa oled sel hooajal nüüd tulidki suhteliselt sükse aeglase ralli pealt, kus sul õnnestus ka võita nüüd siia kiirele rallile, et kuidas see üleminek sinu enda jaoks on kulgenud, ütleme ka siin testisõitude ajal? No, ütleme nii, et üsna okei, aga kindlasti midagi lihtsalt ei ole, et see aeglane ralli on ikkagist, mõtlemisaega on omajagu rohkem, et siin on küll sirged, aga kui auto ikkagist on seal 180 km tunnis, on vaja hakata kiireid liigutusi tegema ja otsust vastu võtma, siis on ikka asi natuke teine, kui seda teha seal 90 km tunnis, et eks ta vajab kindlasti harjumist, et ma arvan, et ta peaks nagu okeiks minema, aga eks ole näha, kuidas ralli ajal on. No konkurents on siin väga tihe ja ütleme, palju on MM-sarjas või RC2 sarjas sõitvad mehi ja Rootsi enda poisid kiired mehed, et kuidas sa ennast siia seltskonda praegu sobitad? Ma arvan, et ma olen ikkagist õpipoiss võrreldes nende meestega, et siin nimekiri on tõesti päris muljetavaldav ja ütleme nii, võrreldes teistega siis meil on ikka väga vähe kogemust ja kindlasti kiiruse osas jääme ka alla, et eks ralli ajal ole näha, kus me päriselt baseerume, et ei oska nagu mingeid eesmärke ka endale seada, et kus me olla võiks, et kindlasti need mehed on päris kiired, eriti selliste teede peale, et eks ole näha. No muidugi see treeningkatse või treeningkatsed on üks asi, aga mingi indikatsiooni see ikkagi annab, et tegelikult sa oled võimeline siin ju suht kiiresti ikkagi sõitma. Ja just täpselt annab indikatsiooni, et milleks ma nagu võimeline olen, aga kvalifikatsioon, ütleme nii, peaks ikkagist olema üsna maksimaalne pingutus, et eks ole näha, kui maksimaalselt meie seda teha tahame, aga kindlasti teised seal sõidavad päris piiri peal, ma olen kindel, sest see teepositsioon on ikkagist niivõrd oluline sellisel rallil, seda lahtist on palju ja puhastamist on palju. Sul on tiimi poolt ka mingid selgeid juhised, sa ütlesid, et kui palju me tahame pingutada, et ei ole vaja kõike viimast välja panna? Ei, selgeid juhised nagu ei ole, et eks tuleb ikkagist oma sisetunnet usaldada, et eks ole näha, kuidas tunne on ja kuidas kõik klapib, et kas see päris viimane nagu endast välja võtta suudan, et ei oska nagu midagi prognoosida, et kui kõva protsendiga me sõitma hakkame. Miks sa valisid just selle ralli, et praegu on samal nädalavahetusega Soome ralli, Soome meistrivõistluste etapp, oled seal sõitnud ja sa tead edasi ka seal veel, et miks just see ralli siia vahele tuli? Seda peab küsima nende inimeste käest, kes selle kalendriplaani teevad, et iseenesest arvan, et see on nagu natuke parem, kuna ralli on ikkagist 2 korda pikem ja nimekiri on ka päris palju konkurentsi rohkem, nii et võib-olla selles mõttes on ta parem ikkagist. Selge, edu! Aitäh!